Kui su olemasolevad kliendid on su toote või teenusega rahul, aga uute leidmine on raske, siis probleem ei ole sinu tootes ega teenuse kvaliteedis. Probleem on turunduses. Nii et täna ma näitan sulle täpselt, miks see nii on ja kuidas sellest välja murda. Selle probleemi juur ei ole kehv majandus või nõrk müügimees, vaid see on lihtsalt puhas matemaatika. Et sellest aru saada, vaatame korraks, kuidas enamik Eesti ettevõtteid täna oma eelarvet põletab. Vaatame esmalt siis Google'i reklaame ehk turunduskanalit, mida tihtipeale esimesena proovitakse. See tundub väga loogiline. Keegi otsib parim raamatupidaja ja sina maksad. Kuid siin on üks konks. Igal turul on vaid 3% neid, kes otsivad lahendust täna ja aktiivselt. Ülejäänud 97%, need inimesed, kellel on probleem, kuid kes veel ei guugelda, jäävad täiesti puutumata. Ja see ongi Google'i lagi. Sa võitled koos kõigi oma konkurentidega ainult selle 3% üle. Klikihinnad tõusevad, sest kõik kaklevad selles samas väikses tiigis. Sa võid oma kampaaniat lõputult optimeerida, aga matemaatika tegelikult sinu kasuks väga ei toimi. Mis puutub SEO-sse ja blogidesse, siis see on väga pikk ja veniv mäng. Sa teed täna tööd, aga tulemust näed ehk alles poole aasta pärast. Ja ka siis püüad sa ikkagi vaid seda sama 3% aktiivset otsijat. Soovitused on tore boonus, aga mitte selline väga juhitav äriprotsess. Sa ei saa helistada oma kliendile ja nõuda, et ta sind täna 3 sõbrale soovitaks. See on lihtsalt lootusepõhine, see pole süsteemne. Need kanalid ei ole iseenesest halvad, ma ei ütle seda. Aga neil tuleb piir väga kiiresti ette. Kui su ambitsioon on tõsiselt oma ettevõtet kasvatada, pead sa leidma ikkagi kanali, kus seda lage tegelikult ei ole. Nii et mõtle korraks, kuidas sa tegelikult selle videoni jõudsid praegu? Sa ei läinud arvatavasti Google'isse otsima lead catch'i videod. Sa lihtsalt kas nägid seda videot oma sisuvoos või klikkisid reklaamile ja maandusid blogisse ja puhtalt sellepärast, et me olime õige sõnumiga õigel ajal õiges kohas. Ja sinu klient navigeerib läbi veebi täpselt samamoodi. Ta ei pruugi sind kunagi guugeldada. Aga kui sa oled tema igapäevase sotsiaalmeedia kasutamise ajal oma pakkumisega ees, siis ühel hetkel ta süvenebki ja tuleb ise sinu juurde. Ma saan aru, sa võid mõelda, et ma ei taha teha reklaami. Reklaamid on nõmedad ja peale tükkivad. Ja ma saan aru, et see on ettevõtjate seas väga selline levinud emotsioon, sest ettevõtte enda reputatsioon on ju väga oluline. Aga paneme asjad lihtsalt korra ärilisse perspektiivi. Sul on toode või teenus, mis inimesi päriselt aitab. Sinu sihtgrupis on sadu inimesi, kellel on probleem, aga nad ei otsi veel aktiivselt lahendust. Google'iga sa nendeni ei jõua. Aga kui nad näeksid sinu metareklaami, siis nad reageeriksid. Kui sina seda ei tee, siis teeb seda keegi teine. Ja usu mind, see konkurent ei pruugi pakkuda pooltki nii head teenust kui sina. Aga kuna tema on veebis nähtaval, võtab ta lihtsalt kliendi endale. Äris sa ei saa lubada lihtsalt olla nähtamatu. Ja see jutt konkurentist ei ole lihtsalt mingi teoreetiline hirmutamine. See on reaalsus, mis rullub lahti Eesti turul just praegu. Me näeme igapäevaselt Meta Ads Libraries, mis on siis see koht, kus sa saad vaadata kõikide ettevõtete reklaame, kes Metas ennast reklaamivad. Me näeme ühte selget trendi. Meie klientide konkurendid on hakanud lead catch'i loodud strateegiaid kopeerima. Klient alustab meiega kampaaniat jaanuaris ja juba veebruaris riputab konkurent üles identse struktuuriga reklaami. Ühest küljest on see muidugi kompliment. See tähendab, et meie süsteem töötab. Aga teisest küljest on see selge ohumärk. See tähendab, et metareklaamide osatähtsus Eesti turul kasvab üsnagi kiiresti. Praegu on Eestis meta konkurents veel võrdlemisi madal ja klikihinnad ja päringuhinnad on võrdlemisi soodsad. Turg pole veel küllastunud, ütleme nii. Aga see aken sulgub üsna kiiresti, sest iga kuuga tuleb uusi tegijaid juurde. Kui see jutt kõnetas sind ja sa saad aru, et meta on sinu ettevõtte järgmine loogiline samm, siis ega ma jäta mainimata ka, et me spetsialiseerume just sellele. Ja sa võid küsida, et miks sa peaksid metareklaami just meiega tegema. Aga tõde on see, et kuigi metareklaamid on väga tõhusad, siis lihtsalt raha metasse loopimine ei too veel tulemust. Loeb see, kuidas sa need reklaamid teed, et jõuda selle 97% turust. Nii et las ma näitan sulle kiirelt, miks meie lähenemine turu keskmisest nii drastiliselt erineb. Esiteks, me ei viska lihtsalt suvalisi pilte internetti. Enne esimese reklaami käivitamist kaardistame me väga põhjalikult sinu turu, ideaalkliendi ja tema teravaimad valupunktid, mis annab meile laskemoona, et siis esimesel kuul testida mitmeid erinevaid müüginurkasid. Ehk siis iga kuu me analüüsime tulemusi ja siis skaleerime neid, mis töötavad. Süsteem muutub iga tsükliga aina teravamaks ja sa näed kogu seda protsessi reaalajas meie platvormilt. Ja võrreldes mitmete teiste turunduskanalitega, siis meie kliendid tihtipeale ei oota tulemusi, kuid esimesed kvaliteetsed päringud tulevad tihti juba esimese nädala jooksul. Kui sa soovid olla kursis turunduse uudistega, siis pane meile follow ja kui sa soovid näha, kuidas metareklaam sinu ettevõtte puhul tegelikult välja näeks, siis broneeri meiega kohtumine. Esimese asjana saad meilt 3 tasuta reklaamivisuaali, et näeksid kohe konkreetselt, milline meie koostöö välja näeks ja kuidas meie süsteem ja meie strateegia üleüldiselt välja näeb. Minu nimi on Erik Hammer Lead Catch'ist ja näeme siis.